Heitke pilk siia peale, mis meil siin on. Lihtne, tärav, luust tehtud. Jah, see on üks vana nõel, selline, mida kasutasid juba vanad roomlased. Aga teate, see on tegelikult midagi palju enamat kui lihtsalt vana tööriist. See on ajalugu, mida sa saad päriselt katsuda. Nii et mis lugu üks selline väike ja tagasihoidlik asi üldse jutustada saab? See ongi ju see kõige põnevam küsimuseks ja see viib meid otse asja tuumani. Sest tõde on see, ja mõelge korraks sellele, et absoluutselt kõik asjad meie ümber, alates sellest samast nõelast kuni su nutitelefonini, on tegelikult paksult täis peidetud lugusid. Ajalugu, mis lihtsalt ootab, et keegi ta üles leiaks. Tead, me tavaliselt mõtleme ajaloost kui millestki kaugest ja tormusest. Midagi, mida arheoloogid maa seest välja kraabivad, eks ole. Aga tegelikult on ajalugu siinsamas meie käeulatuses. See on peidus igas asjas, mida me iga päev kasutame. See on ajalugu, mida saab katsuda. Tuleb lihtsalt osata vaadata ja kuulata. Okei, alustamegi siis sellest nõelast. See on ideaalne näide järjepidevusest. See on lugu disainist, mis oli nii geniaalne, et see on püsinud praktiliselt muutumatuna tuhandeid ja tuhandeid aastaid. Ja mis on selle nõela juures eriti äge, on see, et vaata, materjal on küll muutunud. Kunagi tehti need luust, täna on nad metallist, aga see põhikuju, see on täpselt sama. See on lihtsalt täiuslik näide disainist, mis töötab nii hästi, et milleks seda üldse muuta. Aga mis siis saab, kui disain ei olengi kogu alguses täiuslik? Ja see küsimus viib meid täiesti teise maailma. Jätame selle muutumatu nõela korraks sinna paika ja vaatame lugu pidevast arengust, sest mõned ideed ei saagi kunagi valmis. Ja paremat näidet pidevast muutumisest, kui rattas on raske leida. See on idee, mis lihtsalt ei seisa paigal. Ja see viib meid otse transpordi ajalukku. Sinna, kus see meie soov saada kiiremini ja kaugemale, on alati olnud kõige suurema uuenduste tagant tõukaja. Rattas. See oli see esimene suur asi transpordis ja see polnud lihtsalt mingi uus tööriist. See oli säde. See oli see, mis pani veerema terve innovatsiooni lavina, mis kestis tuhandeid aastaid. Sest see esimene raske puitkedas oli alles alguseks, see oli vaid idee. Ja siis läks lahti. Tulid kodarad, mis tegid ratta kergemaks ja kiiremaks. Siis aretati paremaid telgi, leiutati vedrustus ja lõpuks muidugi kummirehvid. Rattas ise sundis meid leiutama tervet hulka uusi asju, mis muutsid elu täielikult ja seda kõike ammu enne seda, kui keegi üldse mootorist unistadagi oska. Ja see näitabki nii hästi, kuidas leiutamine tegelikult käib. Võtame näiteks jalgratta. See on ju ideaalne näide. Enne kui me jõudsime selle mugava rattani, millega täna sõidame, prooviti läbi kümneid ja kümneid variante. Mõned neist olid, ausalt öeldes päris jaburad. Aga nii see käidki. Üks idee viib teiseni ja nii see asi pidevalt paremaks lähebki. Okei. Lähme nüüd edasi. Vaatame, kuidas asjad ei ole ainult probleemide lahendamiseks, nad on ka meie unistuste peeglid. Nad näitavad, mida me tulevikult lootsime. Ja vahel on see päris naljakas tagasi vaadata. Nii. Kujutage ette, on 19. sajandi lõpp ja kunstnikel palutakse joonistada, milline on elu aastal 2000. Ja fantaasia lasti lennata. Nad olid täiesti kindlad, et me kõik lenname ringi oma isiklike lennumasinatega ja muidugi on meil olemas spetsiaalsed õhutaksode mätused, kuhu maanduda. Ja haridus? Muidugi pidi ka see olema täiesti automaatne. Milleks ise lugeda, kui saab raamatud masinasse toppida, ära jahvatada ja info otse pähe suunata. Kujutad ette. Päris mugav, mis? Ja see automatiseerimise vaimustus ulatus absoluutselt igale poole. Tõsiselt kujutaksite te ette, et lasete oma hommikuse soengu ja meigi teha sellise masina poolt. Ma ei tea, kas ma julgeksin. Aga teate, mis on siin kõige põnevam? See, millest nad isegi unistada ei osanud. Nad kujutasid ette lendavaid taksosid, aga mitte internetti, robotjuuksureid, aga mitte nutitelefoni, mis mahub sulle taskusse ja ühendab sind kogu maailmaga. See näitab nii hästi, kui raske on tegelikult oma ajastust välja mõelda. Aga kuhu kõik need lood siis lõpuks talletatakse? Kuidas me neid hoiame ja ka teistega jagame? Selleks ongi meil muuseumid. Kõige lihtsamalt öeldes on muuseumid nagu raamatukogud, aga asjadele. Need on kohad, mis koguvad, uurivad ja siis näitavad meile kõigile neid esemeid, mis on ajalooliselt olulised ja mis räägivad meile neid samu lugusid. Ja muuseume on ju igasuguseid. Mõned on ülimalt moodsad, nagu näiteks Eesti Rahvamuuseum. Tõelised arhitektuuri imed. Ja siis on sellised nagu Eesti Vabaõhumuuseum, kus hoitakse elus terved vanu külasid, et näidata, kuidas elu kunagi päriselt käis.
ja no mõned on ehitatud ikka täiesti teises mastaabis, et mahutada midagi hiiglaslikku, nagu näiteks Eesti Meremuuseumi lennusadam. Seal on terve allveelaev. See näitab lihtsalt, kui uskumatult laiahaardelised need muuseumikogud tegelikult olla võivad. Ja peab meeles pidama, et see, mida meie külastajatena näeme, on tegelikult ainult jäämäe veepealne osa. Nende kogud on tohutud. Mõned asjad on püsinäitustel väljas aastaid, teised vahetuvad pidevalt ja seal on kõike, mida sa vähegi suudad ette kujutada. Kunstiteostest kuni sõduri isiklike kirjadeni rinnalt. Aga teate, see suu- ja tähtis idee, kogumine ja säilitamine, see ei ole ainult muuseumide teema. Tegelikult on see midagi väga isiklikku, midagi, mida me kõik teeme. Kui järele mõelda, siis on meil kõigil kodus oma väike eramuuseum, eks? Me kogume asju, mis on meile tahtsad. Vanasti olid need võib-olla margid, tänapäeval Legod või nagu siin pildil, need Littlest Pet Shopi kujukesed. Need on meie enda isikliku ajaloo aarded. Ja ma jätangi teid selle mõttega. Vaadake korraks enda ümber. Milline asi teie elus jutustab lugu? Mis on see üks ese, mis räägiks just sinu loo, kui keegi selle 100 aasta pärast leiaks? Mõelge selle peale.